Siin videos ma näitan, kuidas minu loodud veebisaidi kasutajaliidese testimise rakenduse abil sisselogimist testida. Kõigepealt ma näitan, kuidas luua edukas sisselogimise test ja seejärel test, kus kontrollitakse, et vale parooliga ei olnud võimalik sisse logida. Esimese sammuna ma lähen veebilehele, kus ma tahan testi salvestama hakata. Kirjutan siia üles vasakule selle aadressi ja ma kasutan oma blogi sisselogimist selle testi läbiviimiseks. Tegelikult ei ole soovitav live keskkonnas siin sisselogimistesti niimoodi salvestada, sellepärast et parool salvestatakse tavatekstina sinna tekstifaili. Pigem oleks parem test keskkonnas seda proovida. Vajutan ülevalt alusta salvestust ja sisestan siia oma kasutaja nime, siis vajutan siia alla, sisestan ka parooli ja siis vajutan login ja sellega ongi mul sisselogimine salvestatud. Vajutan lõpeta salvestamine ja kirjutan sisselogimine edukas ja salvestan. Nii, nüüd ma login siit välja igaks juhuks ja lähen parema demo jaoks teisele lehele, et oleks ilusti näha, kuidas esimese sammuna sinna õigele lehele navigeeritakse. Vajutan siit on juba ära valitud sisselogimine edukas, see viimane, mis ma salvestasin. Vajutan sellele esita. Nii, ja nüüd navigeerida siia lehele, pannakse need andmed, mis ei ole küll seda dialoogi taga hästi näha, aga nüüd sellega ongi juba kõik 8 sammu olid edukad. Ma ise salvestasin või ise tekitasin tõenäoliselt mõned sammud vähem, aga rakendus kontrollib ka, sisestab sinna juurde lisakontrolle, ta kontrollib ise aadressile navigeerimist ja niisugust asjad, sellepärast on neid samme siin võib-olla mõned rohkem. Vajutan sulge. Lähen siit välja uuesti, login välja. Ja ma lähen igaks juhuks ise käsitsi siia, et siin ei oleks seda teadet üleval, enne kui ma uut salvestust alustan. Nüüd ma alustan salvestust, kirjutan enda parooli siia. Kasutaja nime kirjutan, tähendab, ja parooliks panen mingisuguse suvalise ja vajutan login ja ei saanud sisse. Ja lõpetan selle salvestuse, kirjutan selle nimeks sisselogimine ebaedukas. Nii, salvestan, enteriga saab ka, ei pea vajutama. Ja navigeerin siit jälle minema, et oleks paremini näha. Navigeeri asemel saab ka enterit vajutada. Nüüd on jälle see viimati salvestatud test juba siin üleval valitud ja ma lihtsalt vajutan esita. Navigeeritakse siia tagasi, pannakse kasutaja nimi ja vale parool ja ei saanud sisse. Ja rakendus tegi kindlaks, et me jäime siia samale aadressile tagasi, mitte ei saanud sinna, kuhu saadakse siis, kui sisselogimine edukas on. Ma võin seda ühe korra isegi veel jooksutada, näitamaks, et päris kiiresti kontrollitakse ka. Ja sellega olekski sisselogimine kaetud.